Nii, vaatame, kuidas siis pildikirjeldusi täiendada soovi korral, et tegelikult ei ole tegelikult väga vahet, mis kirjeldust sa paned, sest no mida täpsem sa oled, seda täpsemat vastust või noh, pilti sa saad ka. Et kui sul ei ole vaja midagi väga täpset, siis ega midagi halba pole. Sa panedki ühe lausega näiteks mingi nunnu kass ja saadki kõik. Et ta ise üllatab sind. Ise võtab välja, mis värvi ta võiks olla, kus ta võiks asuda, kus ta võiks välja näha, mida iganes. Aga kui sul mingid asjad ikkagi tahaksid ikkagi üle täpsustada, siis võimalused tee seda, et kõik, mida sa tead, pane kirja. Ja vaataks,ki näiteks tegelast ja objekti ja keskkonda, et kuidas neid võiks siis rohkem nagu detailsemaks viia, et üldse kui detailseks saaks viia, mida võiks mõelda, millele võiks mõelda. Noh, tegelase puhul näiteks, et mul on siin Daliga tehtud sükene pilt, et ta on tegelikult üks pilt ainult ja ta jääb mulje nagu 2 pilti ja tegelikult see on üks pilt, et ma palusingi tal teha, et ühel pool on mingi portree ja teisel pool on tema keha siis ka näha, et üks sama pilt tegelikult. Siin on siis mõned asjad, mida mina kasutan, kui ma mingit inimest teen, et ma mõtlen esialgu üldse, mis vanuserühm ta võiks olla. 20, 30, 40, 50, mida iganes. Sa võid detailsemaks ka panna näiteks 25, 26, aga no see ei ole nii vahet. No sa võid panna sugu, mis ta on, mis riigist ta on pärit, mis on tema taust. Kui sul on vaja seda rõhutada, et näiteks, no ma ei tea, oletame, et sa müüd mingeid tooteid, et sa tahad nagu näidata, et sinu tooted on kõigile. Panedki sinna reaalselt igasuguseid inimesi, sa võid isegi kehatüüpi tegelikult sisse panna, tegelikult siin ei pannud, aga sa võid seda ka arvestada, et kas ta on mingi lihastes või sükene, kuidas öelda, nagu sükene fit, noh. Et on näha nagu okei, on aktiivne või sa võid panna mingit pluss suurust. Siis kui sul on, kui sa tahad inimese nägu oleks näha, sa võiksid ka panna juurde, et tal on ikka naeratus näos, noh, tahad ikka head emotsiooni näidata. Aga kui on midagi kurba, no sa võid panna, et ta on kurb. Või kuri või mis iganes emotsioon sul vaja on, et pane kirja. No ma panin õrn naeratus, et ta mul hambad ei hakkaks näitama. Nii. Ja noh, ma kirjeldasin ka tema juukseid, soengut, silmavärvi. No need on siuksed juba mitte nii vajalikud asjad, aga kui sa tahad, sa saad mingit Simsi mängida siin. Siis sa võid riietusel ka või väga detailseks minna. Mul on pandud must jakk, valge T-särk, pruun vöö, tumedad teksapüksid, no püksi pole näha väga. Ja siis mõelda, mis poos tal on üldse, mida ta teeb siin. Et okei, on nüüd tegelane olemas ja mis tema see põhjus on siin üldse olla, mida ta meile näitab või mis ta teeb siin. Noh, siin ta üldse poseerib nii, et ma tahtsin, et ta vaatab otse mulle ja käed oleksid siis taskus, et noh, kuskil seal ei lehviks ja noh. Ja ma ütlesin, mis taust seal on, noh, loodus, aga noh, seda väga pole näha, no peaaegu mingid udused puud on seal. Pole mingi vesi ka. Näiteks nagu ma enne tegin seal makette, et seal oli jõusaalis inimene, hoidis handlit, noh, see oli tema tegevus, et ta teeb trenni just pildi ajal seda näidata. Et sa ikkagi sooviks selle keskkonnaga kokku ja tema tegevus ja mida iganes, et saad niimoodi nagu päris modelli asendada põhimõtteliselt ja. Ja objektiga on täpselt samamoodi, et mida detailsem, seda uhkem. Siin on mingi futuristlik kõrvaklapid, mida pole olemas, aga need sa praegu leiutasin huvitava prototüübi. Siin on mõned märksõnad, millest see sündis, mingi komeedist inspireeritud, tipud oleksid siuksed teravad, noh need siin. Tal oleks mingisugune sinine valgustus, ta oleks kosmiline, musta värvi ja minimaalne, on küll minimaalne jah. Esteetiline ka, miks mitte. Ja ma panin ka nime, tahtsin, et ta oleks siuke sile, ümarate äärtega, metallist ja et ta hõljuks kuskil siin, et ta ei ole kuskil maa peal. Ja stuudio must, ta tegi seda stuudiot ka huvitavaks, siin panin mingid efektid, kosmilised efektid. Et siin samamoodi mõtle, mis värvi asi võiks olla, mis materjal, millest inspireeritud, kas võiks mingi tekst olla kuskil, mingid minidetailid, näiteks mingid valgustused, mis kuju ja niimoodi. Sa võid tõesti väga detailseks minna. Aga noh, kui mingi hetk ikka lähed väga detailseks, ta võib hakata nagu ignoreerima mingit sõnu, et aga noh, küll sa pead tähele seda, kui see juhtub.
ja keskkonnaga on noh, seal ei ole nii palju midagi, millele mõelda, et et sa ütled lihtsalt mingi asukohad, no näiteks siin on metsas jah. Ja siis kas sa tahad, et sinu see kaamera oleks kuskile fokusseeritud, siis näiteks siin on orava peal, et ta on oksa peal, et me näemegi siin oksa praegu metsas, et fookus on ainult tema peal ja taga on mingid matkajad, et sa võid niimoodi ka seletada, et siin on mingi eesvaates on mingi üks tegelane, kuskil taga on mingi teine tegelane, kuskil kolmas on kuskil veel taga, kuskil mida iganes. noh, näiteks siin on keskkond, mahedad hoone ja ma olen ka kiiredanud, mis seal siis toimub seal hoones, seal on mingi päiksekiired kuskil aknast, et see annab seda valgustust kassile praegu siin. Aga kui sa ei kiireda keskkonda ega midagi ei juhtu, ta mõtleb ise välja midagi sinna huvitavat, et sa saad niimoodi vaadata, mis ta teeb, üllatab sind. siin näiteks ma ei öelnud, kus nad jooksevad, et pani mingit, ma ei tea, mis tänav on kuskil. noh, siin on mingi keskaja eestlane. ja siin ma näiteks ei öelnudki midagi muud kui ainult, et seal oleks Eesti lipp taga ja see majakas, ta mõtles ise välja. et siin ma lihtsalt seletasin, et see eestlane on nagu siuke keskaegne ja siis ta ise mõtles mingit keskaegset tausta, kuidas ta siis võiks välja näha sellisel ajal. või panedki keskkond lihtsalt mingi must taust ja kogu lugu, kui sa tahad midagi siukest illustreerivat, et mingi objekt on, aga ta on kuskil taevas, sa ei näe, kus ta on. no siin on näiteks mingi koer looduses jälle märksõna, fookus on tema peal, sest ta ongi siukene keskel ja siin taust nagu läks kuidagi teistsuguseks, et tõesti, fookus on tema peal. tema all on siis mingid magavad kassid, et siin võib isegi kas või sellele valgustusele mõelda, et okei, ma ütlesin, ilm on suvine, aga ma näiteks ei öelnud, kas siin on praegu öö või valg päev või aga kui on siseruumis, siis sa võid seal mõelda, et kas seal on kuskil valgust tuleb mingist aknast või kuskilt küünad või lambid kuskil ülevalt alt. saad niimoodi dramaatilisemaks tõmmata pilti. noh, siin ma tegin Instagrami jaoks mingit ühe postituse, kus on siukest erinevas stiilis inimesed. ja siin ma panin lihtsalt taustaks valge taust ja kõik. kui meil on ainult seda tegelast vaja objekti, et siis ei pea seda. et siis on hea, kui sa tausta ütledki, et on valge, et mitte pane mingit tausta, pärast sul näiteks raske teda siit välja hakata lõikama, kus on mingid segavad eredad värvid taga on. aga noh, ma arvan, et on vast nüüd arusaadav, et okei, siin tõesti võib väga detailseks minna. midagi ei juhtu, kui sa ei lähe ka. lihtsalt üllatab sind. teeb ikka midagi huvitavamat, millele sa võib-olla ise ei olekski tundnud. siis näeb isegi parem välja. aga vaatame edasi pildi dimensioone, et ei ole ainult see ruut siin, on ka teised